Head televaatajad, Emajõel on nähtud juba mõnda aega liikumas väga pilku püüdvat veesõidukit. Kas tegu on mõne uuemat sorti meelelahutusega või ammu unustatud vana kultuuriga? Seda lähmegi uurima. Milleks seda lotja vanasti üldse kasutati? Lotja kasutati kaubaveoks. Nad on tegelikult ju siin Peipsi peal teadaolevalt Hansa aegadest või Hansa ajal nad nagu tekkisidki, kui Tartu oli suur kaubalinn. Ja no siis veeti nendega igasugust Hansa-kaupa siis siit Pihkva ja Tartu vahet, et olid vahad ja viljad ja karusnahad, mis kõik siin liikusid. Ja siis viimasel ajal veeti nendega metsamaterjali ja kive. Keskel oli siis kaubaruum siia, ladustati siis kaup ja siin tagumist ruumi nimetati peraseksaks. Seksad olid need nagu kajutid. Siin siis elati ja siin oli saviküttega ahi sees, et siin sai külmal ajal elada meeskond ja ees oli nünaseks. See oli ka niisugune elamise ruum. Siis lotja tüüriti siin suure tüüriga, siin on näha. Allavoolu lasti siis väidetavalt tüür võeti tagant ära. Ja siin on näha nüüd see plangutuse ehitus, mis on lodja puhul lodjale nagu hästi arhailine on see, et kuidas teda tihendatakse. No siin on nagu plangutuse läbilõige ja siis siia pannakse takk, puulist ja selline metallist klamber. Mis tööprotsess siis siin käib? No, me teeme sellise näidis naela või lodja naela, natuke vähendatud koopia sellest, et saaks nendest töövõtetest aimu. Et näitame selle tööprotsessi ära, kuidas siis lodja naelad valmisid, et siin peaks üks 10 000 naela sees olema, et millist vett ja vilet siin meie sepad nägid lodja ehituse aegu. Mul on kogu aeg olnud juba väiksest peale selline küsimus, kindlasti teile tundub see väga rumala küsimusena, aga mismoodi neid laudu painutatakse, kas neid kuskil leodatakse või mismoodi on võimalik üldse sellisest lauast sellist painet nagu välja saada? No selle viikingilaevaga on lihtne, kuna siin on need plangud õhukesed, et siin lihtsalt ongi tegelikult nad külge külmalt painutatud, et see ei ole midagi keerulist. Ja kuna oli teada, et siin Peipsi kandis eriti ei kuumutatud neid ega midagi painutati külmalt, et siis me proovisime ka alguses, aga see materjali kadu oli nii suur ja aega läks hästi palju, et lõpuks me otsustasime ikka siis uuemate mooduste kasuks. See on see aurukast siis, kus hoitakse neid 2 tundi, aurutatakse nagu ja siis kuumast peast joostakse laeva juurde ja painutatakse kähku külge see plank. Kas lodi on inimeste seas populaarne ka, et kas inimesed tulevad ja tunnevad huvi selle vastu? Jah, ikka lodjasid meeldib väga inimestele, et lodjaga on selles mõttes tore, et temaga on isegi lõbus sõita siis, kui vihma sajab. Ja lodi on nagu hea näide minu arust sellest, kuidas selline kohalik, hästi unustatud asi ikka inimestele nagu hinge läheb või et nad tunnevad, et see on nagu päris asi siin jää peal, et see on siin kogu aeg olnud, et soovitakski nagu teistele ka, kes plaanivad mingit no siis kas ma ei tea, turismi asja teha või midagi, et ikka sellist kohalikku värki tuleb nagu austada, et siis see küll nagu meeldib endale ja meeldib inimestele ka või. Soovime edu ka edaspidiseks ja loodame, et kõik need uued projektid ei jää mitte ainult ideedeks, vaid et saavad ilusti valmis. Jah, seda loodame meie ka.